Tere, armas kuulaja! Mina olen Anette Pedaru, Forma stuudio asutaja ja Pilatese treener. Sa kuulad täna Forma podcasti ja minuga siin on minu armas sõbranna Laura Valk, kellega me üheks episoodiks vahetame kohad. Nii et tänane saatejuht. Mina hakkan siis küsima Anette käest tegelikult sinu loo kohta ja selle kohta, et kuidas üldse Forma stuudio selline tänaseks juba väga suur bränd alguse sai. Ja ma arvan, et see on väga hea sissejuhatus sellele väga ilusale teekonnale, mis siit täna pihta hakkab. Tore, et see asi siin lõpuks reaalsust hakkab võtma või ilmavalgust hakkab nägema. Mul on väga hea meel su üle. Ma reaalselt tunnen ennast nagu külalisena praegu. No sa oledki. Ma tunnen ennast nagu külalisena, ma ei tee nalja. Täna sa oledki külaline. Ja. Aga Anette on minu arust täpselt see inimene, kes ega väga paljud, ma arvan, ei ole sind kuulnud üldse rääkimas. Ainult need siis, kes maksavad selle eest ja trenni tulevad. Aga tasutada ei ole kuskil nagu juttu teinud. Vaata, väga võib-olla seda Instagramis näinud või kuskil, kus iganes need asjad liiguvad, on selline mingi quote või asi ka, et ma pigem eelistan olla vähe nähtud, hästi makstud ja võib-olla sealt midagi tuleb veel. Ja. Aga üks hetk peab sõna võtma. No jaa, sellepärast, et sa oled nii äge, nii värvikas, selline nagu tõeline karakter ja ma mäletan, et kui me sinuga tutvusime, siis ma ütlesin, et ma tahaks teada, kes su nagu ema või kes su vanemad on, ma ei olnud siis veel nendega kohtunud, et kes on kasvatanud sellise inimese. Ma tahan näha neid inimesi, kes on nagu sellise iseloomuga naise kasvatanud, sest see on harukordne. Sina kindlasti ei ole hall mass. Ma arvan, et Forma stuudio ja need roosad matid on nagu tõestus sellest ja ega mina ei tea ka seda, kuidas Forma stuudio tegelikult alguse sai. Me nendel teemadel ei olegi vestelnud, nii et mul on väga hea meel, et mulle anti selline ülesanne ja privileeg täna, et küsida su käest neid küsimusi, sest ma arvan, et inimestel on ka see lugu kindlasti võib inspireerida paljusid just naisettevõtjaid, noori, et tegelikult kui jõud pihta hakata, siis kõik on saavutatav. Muidugi. Et alguses ma arvan, seda lugu ma kuskil nagu jagasin rohkem või rääkisin, aga sa oled selle töö käigus, seal on nii palju tegemisi, need ettevõtted, asjad, mingi 100 teemat, et ega nagu endal läheb ka vahest meelest ära, et ma ei olnudki siin kogu aeg, on ju. Aga kes on natukene rohkem kursis, siis me alustasime Forma stuudiot koos kalli emaga mul, Kristiga. Ja tema tegelikult on see põhjus, või mitte ainult tema, tegelikult mu isa ka, sest ma olen spordiperes ikkagi kasvanud. Nemad on see põhjus, miks ma olen nagu spordiga nii nagu lähedalt seotud selles suhtes, et ma olin ikkagi väga väike, kui ma sinna kuskile aeroobikasaali nagu sattusin. Tõesti nagu ma arvan mingi 5-aastane. Ja ma mäletan nagu nii palju, kui ma ennast mäletan, ma kogu aeg tegin sporti, et see oli ikkagi, ju mul oli see huvi siis nagu kuskil kogu aeg olemas, et ma ikkagi, ma arvan, olin mingi 5-6 ja ma panin nagu kodus kasseti peale, shapingu kasseti ja ise tegin kodus üksinda, see ei olnud nagu, et ma emaga koos vehkisin, et ju siis midagi seal oli. Ja ma mäletan, et kui ma olin vist äkki mingi 12 või midagi sellist, mingi siuke hästi vara teismealine, siis kuidagi tekkis see, et ma peaks nüüd hakkama Pilateses käima või ema andis pühapäeviti mingi tundi ja ma justkui viitsin üksi kodus olla, mu isa käis kuskil kossutrennis ja siis ma nagu käisin ja tol hetkel, see oli siis aasta mingi 2010, võib-olla natuke paar aastat peale, Pilateses käisid nagu isegi mitte 40-aastased naised, vaid ikkagi 60-aastased naised. Ja mina siis koos nendega, see oli nagu kohutav. See oli kohutav, mulle ei meeldinud see üldse, pluss nagu oma ema ikka, ta muidugi nimeliselt mind ei maininud, aga ma nägin, kuidas ta silma otsast vaatab mul otsa niimoodi, et ja jalg natukene sirgemaks ja mul jalg väriseb niimoodi, seal ma ei olnud, aga siis mingi ülipainduva niimoodi. Ja ega ma nagu pikalt sellest tegelikult aru ei saanud, mis see teema on. Aga ma hoidsin teda sees kogu aeg, sest see justkui oli hea, on ju. Aga ma hoidsin teda niimoodi, et
ütleme sellises nädalases trenniplaanis, ma võib-olla korra käisin nädalas pilateses, maks 2 ja muidu tegin nagu jõutrenni. No mingid pallimängud ja asjad niikuinii. Ja kuni selle hetkeni, kuni mul oli väga suur seljaopp, ma arvan, et varsti 3,5 aastat tagasi, mul on olnud väga pikalt, oli mul skolioos ja siis nagu üks hetk pidi seda järsku opereerima hakkama mingi päeva pealt. Ja kuna see on nagu nii tõsine operatsioon, siis sulle pannakse mingid meeletud mingid piirangud, et 3 kuud, nende väitel sa ei tohi üldse trenni teha, aga selleks ajaks ma olin nii seal teemas sees, et mul oli ju väga palju endal teadmisi ja ma käisin seal opil ära, see läks super nagu hästi edukalt, ma sain järgmine päev sealt välja kõndida, et mul oli tulemus oli selles suhtes väga hea, et nad ikka keeldasid, et ma olen nädal aega haiglas ja nagu ikka ma mõtlesin, et ma ei tee päris nii, nagu arstid ütlevad. Nii nagu ikka. Jah, et niimoodi nagu mul kombeks on. Ja esimesed võib-olla 3 päeva ma tõesti ei teinud midagi, sest sa saad mingid hästi kangeid retsepti, mingid valuvaigisteid. Aga siis ma nagu mõtlesin, et okei, et ma ei ole harjunud, et mul jääb nagu liikumisse mingi paus sisse, et võib-olla vahest mingi 5 päeva on jäänud. Ja mis ma siis tegin, see oli soe suvi. Ma käisin kõndimas niimoodi, et mul olid 0,5 kilosed raskused kätte ümber või hantlid käes, väiksed roosad, nagu me siin trennis teeme. Ja siis mul olid pahkluu ümber jalaraskused ka 0,5 kilo. Käisin kõndimas, tulin kõndimast ära ja siis kuna ma ei tohtinud kummardada ja mul oli raske nagu üldse nagu seal mati peal väga erinevaid asendeid võtta, siis ma tegin püsti sellist barree stiilis liikumist, kus ma selga ei kummerda, ma olen hästi sirge ja mingi põlvtoengus asju ja mingi hetk nagu hakkasin külje peale minema. Ja mis siis juhtus peale seda suve? Oli see, et ma vaatasin peeglisse ja ma olin nagu nagu ma olen selles suhtes olnud alati nagu geneetiliselt peenike, ma pigem olen alati selline, kes hästi kiiresti läheb toonusesse, mul on nagu see eeldus olemas, aga midagi oli nagu muutunud, see toonus oli nagu ekstreemselt suurem kui nagu jõusaali toonus, aga nagu heas mõttes. Aga samas juhtus nagu see, et ma ei läinud nagu laiemaks lihasmassilt, et kui ma käisin jõusaalis hästi palju, siis ma nagu läksin nagu õlgadest näiteks laiaks, kuna mul tegelikult lihased tulevad kiiresti. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et ma küll ei viitsi enam jõusaali minna ja ma ei läinudki peale seda jõusaali. Ehk siis nüüd viimased varsti 4 aastat ma olen teinud ainult seda, mida me teeme Forma stuudios ja ega ma siis kohe ei hakanud ju selles suhtes nüüd hullult mingit ettevõtet, eks ju, arendama. Et see vist sama periood oli enam-vähem koroonaperiood ka ja siis Kristi vaikselt hakkas seal mingid veebitrenne filmima ja siis mingi hetk umbes tuli niimoodi, et kuule äkki teed ka midagi. Ja siis väga orgaaniliselt kuidagi alguses oli pigem niimoodi, et ma tahtsin, et tema nagu läheks mõnusamaks see töö tegemine, et temal oleks parem on ju. Ja siis ma ütlesin, et kuule, et äkki tuled nagu suurtest klubidest ära, teed mingi oma asja, see oli ainult tema asi, see ei olnud minu asi. Aga mul oli vaba aega ka nagu on ju ülikooli kõrvalt ja siis ma nagu koolitasin ennast ja hakkasin nagu ma tekkisid esimesed kliendid. Ja siis nagu mingil hetkel ma nagu vaatasin, et okei, nagu päris lahe asi on, et nagu kuidagi areneb nagu ja selles suhtes, et see, et ma usun sellesse, see, et mulle trenni meeldib teha niikuinii, aga minu võib-olla see nagu eelis on see olnud, et ma nagu vaatan nagu laiemalt seda, et kuidas see saaks kasvada, mul on võib-olla ma näen nagu asju natuke nagu ruumilisemalt nii-öelda ja eks ei saa salata, et ma ju ka nägin, et seal liigub nagu selles suhtes nagu sissetuleku võimalust on ju täiesti heas mõttes, sest mulle meeldis seda teha, ma ei tahtnud minna kuskile, kus mulle ei meeldi ja siis me hakkasimegi vaikselt nagu arendama ja nagu väga kuidagi kiiresti nagu tegelikult arenesime. Kuni tänase maani on ju. Minu arust kõige olulisem asi siin on see, et minu arust nagu kui ma mõtlen Pilatese peale, siis ma mõtlen sinu ja Kristi peale. Ja just selle koha pealt, et te olete ise sellest nagu nii teemas
ja noh, need, kes on siin trennis käinud, need teavad seda tunnet, et tal võib ükskõik kui pikk päev olla selja taga, kui ta tuleb siia ette, noh, ma räägin, sa peaks ikka lava peal tegema seda pilatest, on ju, nagu Saku Suurhallis, siis show läheb peale ja te annate inimestele seda energiat, sest teile endale nii väga meeldib seda teha. Ja kui me olime sinuga ükskord seal Tai-Pohhis, siis üks mees ettevõtja hakkas seal, ta ütles, et tehke turunduslikult edasi seda, mida te teete. Ja siis Anette vaatas talle otsa, ütles, ei noh, ega mina teen seda trenni niikuinii edasi, isegi kui inimesed ei tule. Mina kuulan seal oma seda Madonnat või mingit mida iganes ja ma teen seda trenni ja kui inimesed tulevad, siis nad tulevad. Aga et see ongi nagu teie see elustiil ja ma arvan, see on see, miks te olete nii edukaks ja nii populaarseks saanud, sest see on nii autentne. Jaa, et selles suhtes, et kuigi ma ütlen küll, et mulle nagu meeldib, et ma teenin sellega raha ja ma olen väga tänulik selle eest, siis tegelikult kui täna ei oleks Forma stuudiot, siis see asi on väga lihtne. Minu elu näeks samamoodi välja. Ma lihtsalt ilmselt oleksin leiutanud mingi muu asja, millega oma sissetulekut teenin. Aga ega mina teeks trenni samamoodi. Täpselt samamoodi. Minu elus ei muutuks selles suhtes mitte midagi. No, nüüd on lihtsalt see vahe see, et meil on nagu sadu, võib-olla kui veebid ja asjad juurde võtta isegi 1000 naisi mehed, aga see on nagu muutunud. Ja et me oleme saanud seda jagada, aga jah, ma arvan, et meie elus nagu otseselt midagi ei muutuks, meie teeks seda sama asja ikka nagu edasi. Ja see ongi see, mis on oluline, et sa noh, kuidagi tänapäeval on väga hästi paljud inimesed nagu tahavad anda nõu või jagavad või nagu teha midagi, on ju, et olla nii-öelda ühiskonnale kasulikud, jätta oma jälge maha, aga see ongi see, et sa oled ka see, mida sa räägid. Et kui sa täna istud siin, ütled inimestele tehke trenni, siis kellelgi ei teki isegi küsimust, et kuule, sa ise ikka teed või, vaid see nii ongi. Aga kuidas sa näed, et näiteks pilates või selline nagu järjepidev treening inimesena sind kasvatanud on või mõjutanud on? No, ma ütlen, sa alguses ütlesid, et kui sa minuga tutvusid, et sa mõtlesid, et vau, kes mu vanemad on, et kus siuke karakter tuleb. Muidugi tänaseks, mingi osa sellest karakterist on ilmselgelt see, et ma teen seda tööna, ma olen inimeste ees, aga ma arvan, mis on mulle kõige olulisem on see, et see on kasvatanud minus nagu mingi täieliku sellise nagu rahu ja enesekindluse. Ma tunnen ennast enesekindlana, ma ei hakka üldse nagu valetama. Kui ma tunnen ennast oma kehas hästi, siis ma lähen kodust välja, ma vaatan, et ma olen rahul endaga, siis naisterahvana, võib-olla on meeste eest ma ei saa rääkida, ma ei tea, kuidas nende peas see toimub, aga naisterahvana, mul lähevad ka väljaspool koduasjad vaata nagu ilmselt suure tõenäosusega ülesmäge, kui ma iseendaga olen rahul. Ja see ongi, ma arvan, kõige olulisem. Pluss see, et ma olen saanud selle põimida nii-öelda ka oma tööks. See on ikkagi nagu, ma ütlen, vist oli just mingi tund, kus ma ütlesin, tund käis, ütlesin naistele, et nagu, kes on mõelnud sellise asja välja nagu tööpäevad. See oli eile. See oli eile võib-olla tõesti, et ma tunnen, et ma lihtsalt naudin ja mul on lihtsalt lõbus. Jah, mul on vahest väga pikad nii-öelda tööpäevad, aga ma ei mõtle selle niimoodi. Ma lihtsalt nagu kaifin seda täiega ja ma ütlen naiste puhul, mis ma olen märganud, see enesekindluse teema, kui sa oled iseendaga rahul, siis nagu nii partnerlussuhtes kui ka tööelus sul hakkab minema lihtsalt paremini, seal ei ole valikut nagu. Kui sa leiad selle mingi oma raja ülesse, sul hakkab lihtsalt minema. Ja sõprussuhetes ka. Kindlasti. Sest kui enda kehaga, endaga oled rahul, siis kaob nagu see piif teiste naistega ära. Just, kindlasti. Ja veel, mis on üks oluline asi, on võib-olla see, et kuna isegi ükskõik kui tore ja vahva elu sul on, mingi hetk ikka tulevad mingid rasked ajad on, mingid keerulised ajad, siis ma alati tean, et minu matt
mitte kunagi ei hinda mind. Ta nagu alati truult ootab mind vaata seal kodus ja vahest ma tahangi vaata välja elada seal. Noh, minu väljaelamine muidugi, mina ei pea taguma boksikotti, kuigi ma olen ka seda teinud. Aga täna mulle piisabki sellest Madonnast ja see, et ma hüppan seal ja vahepeal sa võib-olla hüppad ja nutad samal ajal nagu soovat on ju. Et sa saad ennast seal välja elada, ta on alati olemas. Et see on, mind on hästi palju nagu liikumine ja enda kehaga kontaktis olemine aidanud läbi mingitest nagu raskematest hetkedest, mis iganes see siis on ju. Miks sa seda podcasti tegema hakkasid? See ei olnud harjutatud küsimus. See on minu küsimus. Mis see soov või mõte selle taga on? Mis sa tahaksid edasi anda endast? No ütleme, üks osa sellest, mida sina, kes sa oled ju tükk aega nüüd mu lähemal olnud, on kindlasti see, et ma olen selline inimene, kes et okei, et noh, avasime uue stuudio on ju, nii teen tööd on ju, 2 kuud on möödas avamisest. Ma olen nagu üliheas kohas nagu igatepidi, nagu ma tunnen ennast hästi, ma nagu olen tööalaselt heas kohas, kõik kodus on tore. Aga 2 kuu pärast peale seda nagu hüpet ma olen juba nagu mul hakkab igav, vaata. Ma reaalselt tunnen, mul oleks nagu kuskil istuks mingi noh, ma ei tea, mingi knopka oleks tagumik all, noh. Ta reaalselt kirjutas mulle seda, et kuuled, et nagu 3 kuud on nüüd format juba olnud, et ma ei tea, noh. Et nagu, mis edasi, kuhu edasi? Mul tekib nagu hästi kiiresti see, et okei, et mis see järgmine samm on, et see on minu nagu pluss ja miinus, et ma olen hästi selline ratsionaalne ja mõistuse inimene, et mul on nagu see, et okei, et mul nagu varsti nagu 25 kukub, vaata on, et kas see ongi see, mida ma olen 25-ndaks saavutanud. Ma tean, on ju, see, ma saan sellest ise ka aru, et mingi hetk see on nagu tobe, on ju, aga samas see vaata hästi kiiresti arendab mind edasi. No see motiveerib sind. Ma olen alati selline olnud ja see podcasti idee on, ma arvan, mul peas nagu settinud mingi pool aastat juba. Aga iga asi jõuab nagu õigel ajal sinuni, et ma mõtlesin ja siis järsku mingi hetk nagu mingid inimesed, näiteks nagu ka sina, mul mõned veel sõbrannad tutavad, et kuule, et äkki sa võiksid nagu midagi sellist teha, äkki sa võiksid rääkida. Ja tegelikult, kui ma hakkasin vaatama, tulen saali ette, ma vaatan, kui ägedaid naisi mul siin on ju, et kaasa arvatud sina ise, mul on nii palju ägedaid nagu kliente juba lihtsalt nagu saalis, kes on ettevõtted, kes on mingid oma ala spetsialistid on ju, keda ma vaatan, et vau, sa oled nagu nii edukas oma pereelus nagu ja noh, et neid on nii palju, kellega ma tahaks rääkida. Ja selle podcasti sisu, ma arvan, on lihtsalt need toredad vestlused ja minu soov on lihtsalt teisi naisi inspireerida, rääkida inimestega, kes mulle endale pakuvad huvi, kes mind kõnetavad ja äkki on teisi ka, kes saavad sellest midagi. Ma loodan, see on mu soov. Vaatame, mis sellest välja tuleb ja kui palju te sellest mingit infot saate, aga ma loodan küll. Ma küsiks viimase asjana veel ühe huvitava küsimuse. Millest sa unistad? Millest ma unistan? Ja ära nüüd tagasihoidlik ole siis. Ma ütlen ausalt, et kuna mul on selline nagu ennast survestav aju, siis mul on suured unistused, ma ei hakka valentama, mul on suured unistused. Aga ma kõiki nagu välja ei räägi, sest et ma olen nagu räägin siis, kui on juba midagi rääkida. Ma nagu usun sellesse. Ütleme niimoodi, et mis puudutab mu tööelu, siis ma ütleme niimoodi, et on inimesi, kes on mul öelnud, et sa oled nii heas kohas. Sa oled 24, sul on kõik tehtud, ma olen nagu mingi, mida? Ma alustasin nagu kallikesed, ma alustasin praegu, et mul on väga suuri plaane ja kuidas seda nagu edasi arendada on ju, sest et seda on võimalik siin igatepidi arendada ja mis mu enda vaated on. Aga millest ma unistan? Ma loodan, et selle, mis iganes siia juurde lisandub sellele formastuudiole või selle kogukonnale, ma loodan, et ma jõuan nagu kõikide naisteni, kellel oleks mingisugust lisa
nagu enesekindlust või inspiratsiooni vaja, sest ma ei tahaks keskenduda sellele trenni tegemisele teemale. Ma arvan, et see, mis sa siit saad, kas siit ruumist, kas sellest podcastist, on lihtsalt see mingi, vaata, on ju, et ma lähen edasi, on ju, ma saan mingisuguse laengu siit, on ju, ja mul on absoluutselt suurim rõõm selle üle, kui ma näen, et naised, kes tulevad, ma näen, kuidas nad muutuvad. Ma ei mõtle väliselt, vaid ma mõtlen just see rinde ees elata, aga ma näen seda nagu enesekindlust seal. Ja ma loodan, ma jõuan võimalikult paljudeni. Ja ma loodan, et selle kõige kõrvalt, mu suure missiooni kõrvalt ja mu tähelepanu vajaduse kõrvalt, sest et see on, sa tead ise, et see on osa sellest, kui sa mingit sellist asja teed, ega natuke peab mingid enda soove ka rahuldama, on ju. Siis ma loodan ikkagi, et mu ka eraelu suudab võitseda selle kõrval, on ju. Sest et see on ju ka oluline, et ma leiaks seal tasakaalu. Ja see ongi see, ma arvan. Ma arvan, sul on väga hästi sellega. Ma loodan. Tasakaaluga. Aitäh sulle! Aitäh sulle, et sa olid nõus muga rollid vahetama. Ma mõtlesin kohe sinu peale, aga ma kohe ei küsinud, sest ma arvasin, et sa oled nõus nagu nii. Seda sõbrad teevad. Igal juhul ma soovin sulle edu, väga palju kuulajaid, väga palju kaasamõtlejaid, soovin sulle palju kliente ja seda, et sa oleksid õnnelik. Aitäh sulle, samad sõnad.